Juhina kipun enda valitud teedes kahtlema, et kas valitud tee või plaan sai ikkagi parim võimalikest, mis olemasoleva info põhjalt oli võimalik. Ma arvan, et see on täiesti okei. Mina kahtlen täpselt samamoodi. See, et ma kahtlen, mitte keegi mitte kunagi niikuinii ei tea, kas see, mis plaani me täpselt tegime, kas see täpselt läheb nii, nagu peab. See lihtsalt meie parim nägemus hetkel sellest, kuidas ta selle info põhjal asju teha ja mismoodi siis saada paremaks. Ainukene viis hakata saadama tagasisidet on hakata tegutsema. Panna pall veerema ja mis on hea trikk, on see, et tuleb teha väikeseid otsused võimalik kiiresti lihtsalt. Ehk siis, kui me ei saa teha suurt otsust, teeme väikse. Ma ei tea, mõni näide sellest ongi, et kui meil on mingi meil on näiteks mõni klient ja me tahame talle müüa pikka programmi ja tahame talle ette valmistada mingisuguse ägeda pikaajalise koolituse online'i, igasugused mingi pool aastat, igasugused hunnikus, igasugused videosid, igasugused materjal, igasugu asju, siis täiesti mõttetu oleks esimest korda seda tehes teha pool aastat eeltööd ja mõelda ikka asjad välja, mida mina arvan, et kliendil vaja on. Ja siis talle see maha müüa ja siis saada teada esimesel kuul, et see, mis me välja mõtlesime, oli täiesti mõttetu kõik. Ehk siis, mismoodi seda teha? Mõelge välja oma põhiraamistik, mõelge välja oma põhisisu, treeningi ennast valmis, et suudate siis vastavalt sellele kohaneda, tehke ära esimene jupp ja loomulikult võtke endal aega ja saage aru, kui palju teil võtab hiljem aega, et seda valmistada ette ja siis pange see pall veerema. Eks ma tegelikult tahaksin koos kliendiga arendada välja selle toote, mis vastab sellele, mida päris klient tahab. Sest see, mida mina tahan, ei pruugi olla üldse see, mida sina vajad kliendile. Ja see ongi see nagu lähtekoht, et see, et ma nii-öelda kahtlen, see on täiesti fine. Sest sa ei peagi teadma, sa ei saagi teada. Ainuke viis teada saada on tegutseda ja seda plaani hakata ellu viima. Ehk siis lühidalt vastus ei teagi, aga planeerida tuleb ja tegutseda tuleb. Järgmine. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakkame jälgijaks, subscribe'i ja panege endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata. Ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus, pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise. Et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta. Siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa sinna järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille koht see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks valist tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on lihtsalt niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtle, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Ehk järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta, sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja, ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Ehk järgi muutuge robotiteks. See oleks kõige hullem asi. Ärge laske seda vabadust endalt ära võtta. Seda on lihtne ära võtta. Sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda. Või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te ikkagi otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks veel olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada. Kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast.
ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage. Kõik lingid, mida me kõike veel teeme, me teeme noortele asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõpusõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, et õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada on päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei. Kui see on teadlik otsus, kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vot, see ongi minu sõnum. Edu teile!